Oskar Luts, vaadeldes rändavaid pilvi. Esimene osa. Nüüd ma õieti ei tea isegi, mida ma pean tegema oma mälestuste 4. jaoga. Kas pean plagieerima iseend? Sest mu kevades on öeldud nii mõndagi, mis puutub sellesse ajajärku. Muuseas on mult palju ja palju kordi küsitud, kes on kes. Ja kõige hullem, kes olen ma ise kevades. Hea küll. Mu kevade oli enam-vähem luulekujutelm. Ent nüüd ma käsitlen tõsiasju, seevõrra, kui nad mul on säilinud meeles. Aga siiski on veidi veider käiata seda vana nuga, mis juba kord on teritatud. Olgu nii, iga inimese elukäik on veider, kui seda hakkad lähemalt vaatlema. Ja siis kohe kerkib eespinnale see minek Alamuse Kihelkonna kooli. Küla ehk vallakooli saatis mind ema, aga nüüd, nagu näha, juba mängitakse välja suuremad trumbid ning peab vana naaskli pea ise astuma platsi. Ning jälle paistab kummalisena kogu ümbrus, nagu ikka suuremate sündmuste ootel. No, Andres, küsib isa õpetaja Allika juures, vahest ehk tahad juua? Meil kodus oli soolane liha nagu tuli. Joome mõlemad vett sellest Allikast. Mina, Andres, küll ei tahagi juua, kuid joon siiski. Viidan aega. Mulle ei meeldi see minek. Karge sügise hommik. Kahvatu päike. Kollased lehed ujumas Alamuse Veskijärves. Ja mina pean minema Kihelkonna kooli. Ma ei karda nagu tavaliselt, kuid iga muutus mu elus on mulle vastik. Alati ripun selles, mis juba olemas, millega olen harjunud. Aga siis ütleb mulle mu omaviisi südakas vaim või vaimukas süda. Hei, Andres, sa ju pead minema. Ole mõistlik. Suureks troostiks on mulle see, et ikkagi on mu lähedal Ammejõgi ja et ma olen kodu lähedal. Mis sa nüüd mõtled, Andres? Küsib isa. Vana ja sammaldunud lame maja vahib uudishimulikult meile näkku ja avab mu ukse. Kopitanud lehka torkab ninna. Ja ometi õitses see sirel möödunud kevadel just siinsamas õues, nagu kasvas üks kask ühes tuntud laulus. Oi, seda ma mäletan selgesti ja võin isegi kirja panna. Sample complete. Ready to continue?